On jälle üks päev ja Prantsusmaal toimub taas üks islamistlik vahejuhtum ja seekord on 3 naist saanud raskelt vigastada, kui üks hull inimene jooksis ringi. Ja loomulikult on sellest ka kõik videod olemas. Ja loomulikult toob ta selleks kõige hullumeelsemaid põhjuseid. Üks neist naistest oli väidetavalt rase, mis teeb selle loo veelgi hullemaks. Ja see tuletab lihtsalt meelde, kui vähe nad inimelust hoolivad. Ma mõtlen, vaadake videot sellest mehest, kes ringi jookseb vahetult enne rünnakut. Vaadake seda. Okei, siin ta on. Ja te näete seda. Kas te näete, et ta vehib millegagi? Ja see mees, kes filmib, karjub möödujatele, et nad selle mehe eest ette vaataksid. Tal on relv, olge ettevaatlikud. Tähelepanu, olge ettevaatlikud, olge ettevaatlikud. Tähelepanu, olge ettevaatlikud. Tähelepanu, olge ettevaatlikud. Vaadake, et ta jookseb sõna otseses mõttes ringi relvaga. Tähelepanu, olge ettevaatlikud. Vaata. Ettevaatust, ta ütleb nendele naistele ja vaadake, ta lööb seda naist ja ta karjub. Ta karjub praegu. Huvitav on see, et ta ei karju politsei järele. Kutsuge politsei. Ta karjub, et hoiatada. Ja ma arvan, et see võib olla seotud sellega, kuidas Prantsuse politsei tavaliselt sellistele juhtumitele reageerib, mida näib Prantsusmaal igal aastal aina rohkemaks muutuvat. Ja nagu me ütlesime, prantslased saavad aru, et midagi peab muutuma. Aga kuulake, mida see segane mees ütleb kohe pärast rünnakut. Tere tulemast Pushbacki, mina olen Meira Kaan, teie saatejuht. Meil on küllalt, meil on tõesti lihtsalt küllalt. Ja kui ka teil on küllalt sellest, et meedia teile valetab, sellest, et see hullus aina kasvab, siis olete leidnud oma inimesed, nii et kindlasti vajutage tellimisnuppu ja olge valmis väga põnevaks teadaandeks. Prantsusmaa võtab nüüd kasutusele tõsiseid ja drastilisi meetmeid, et sellega tegeleda, sest inimesed saavad aru, et see jama, mida neile on söödetud, ei ole päris ning et nad on rassistid. Kui nad tegelikult lihtsalt ei võta neid inimesi vastu, siis see pole enam päris tõsi. Aga kuulake, lihtsalt kuulake, mida ta ütleb. Ei, ära karda, siin pole politseid. Allah käskis mind. Allah käskis mul märatsema minna. Ja need inimesed, Allah käskis mind. Kuulake uuesti. Hei. Ära karda, siin pole politseid. Meid ei koti politsei üldse. Meid ei koti politsei üldse. Siin on. Siin ei ole politseid. Siin on. Ära karda, siin ei ole kedagi. Karda. Siin ei ole kedagi. Nüüd, ma ei tea, kas tal on vaimseid probleeme või mitte. Minu arvates on igaüks, kes toetab islamistlikku radikaalset hullust, vaimselt haige, kui minult isiklikult küsida. Aga see polegi tegelikult oluline. Sa näed kaadreid, sa näed nuge, eks? Need 2 nuga, mida ta seal tänaval vehkis ja sa kuuled teda ütlemas, Allah käskis mul seda teha. Allah käskis mul seda teha. Ma mõtlen, siin on info selle kohta, mis juhtus. Pariisi politsei arreteeris kahtlusaluse pärast 3 naise vigastamist. Siin ei öelda, et üks neist oli rase. Nii et võib-olla ma lihtsalt lugesin seda uudistest ja see ei vastanud tõele. Loodetavasti ongi nii, sest see tõesti ei taha, et rasedat naist. See ei taha, et ühtegi naist rünnatakse, aga eriti veel kedagi, kes kannab uut elu. See on õudne. Igatahes Prantsuse politsei pidas esmaspäeval kinni mehe, kes ründas 3 naist nugadega Põhja-Pariisis. Siseminister ütles ajakirjanikele, et mees ründas 3 naist, kes olid 19, 24 ja 36 aastased 2 kööginoaga, vigastades neist 2 raskelt. Väljaspoole tööaega olnud politseinik pidas esmaspäeval selle mehe kinni pärast seda, kui ta väidetavalt, tegelikult mitte väidetavalt, me nägime seda, ründas ja vigastas 3 naist 2 kööginoaga. Minister ja politsei ütles, et kahtlusaluse isik ja motiiv polnud kohe teada. Ma mõtlen, need olid kohe teada, kui ta ütles, Allah käskis mul seda teha. See on ikka väga selge. Aga loomulikult ei saa politsei sellest teatada. See paneks neid ju rassistlikena paistma. Kas pole kallis? 3 naist vanuses 19, 24 ja 36 viidi pärast seda umbes kell 11:30 haiglasse. Nii et sa jalutad hommikul selles kaunis Pariisi piirkonnas ja siis tuleb mingi hull mees ning hakkab inimesi ründama. See ongi lihtsalt Euroopa uus reaalsus. 2 inimest sai tõsiselt vigastada, kuid on kriitilises seisundis. Ühte löödi alaselga, teist kõhtu. Pole selge, kas see inimene oli rase naine või oli see lihtsalt kuulujutt. Miks ma ütlen, et pole selge, kutid? No sest see lause annab meile kohe teada, et see kajastus on kallutatud ja ebatäpne. See ei ole täpne. Kahtlusaluse isik ja motiiv polnud kohe teada. Tema motiiv oli kohe teada. Ja võib-olla nad ei taha asja hullemana näidata, rääkides sellest, et ta oli rase. Või äkki ta lihtsalt ei olnudki. Loode piirkonna linnapea ütles, et 1 3 oli rase. Näed, mul oli õigus. Vaata, minu arvates peaks olema pealkirjas. Pariisi politsei pidas kahtlusaluse kinni pärast seda, kui 3 naist, kellest 1 oli rase, said vigastada, sest see näitab, kui halb see olukord on. Tema motiiv oli, Allah käskis mul seda teha.
kõik need asjad oleks pidanud olema esilehel, kui meedia oleks olnud tegelikult täpne. Niina ütles, et kahtlusalune peeti kinni teenistusest vabalonud politseiniku poolt. 50-aastane ettekandja ütles, et pesi selle ajal nõusid. Niisiis. Mees kõndis mööda 2 noa ja 3 inimesega. Siis lõi noormees väikese kohvriga teda selga, paisates ta maha. See mees on kangelane. Mis on tema nimi? Kuidas me teda austame? Lähedal asuva restorani ettekandja pani siis tooli tema peale. Kahtlusalune oli teinud seosetuid avaldusi. Niina ütles hoiatades taas, et ei tasu tema motiivide kohta ennatlikke järeldusi teha. Ja? Tõesti, seosetud avaldused. Mina saan piisavalt hästi aru, et see polnud seosetu. Rünnak toimus pärast seda, kui islamistlik radikaal laupäeval Saksamaa pealinnas Berliinis sõitis renditud minibussiga Pridi paraadile otsa. 1 naine hukkus ja 29 sai vigastada. Mõtlen, miks sa peaksid neid 2 seostama? Miks sa peaksid seostama islamistlikku rünnakut Berliinis? Miks sa peaksid? Sest nad valetavad sulle. Ja tead mis? Üha rohkem inimesi on sellest tüdinenud ja väsinud. Ma mõtlen, vaata seda videot. Aga ma tõesti lihtsalt vaata seda korraks. Ja siis räägime, mida Pariis teeb, et asju veidi muuta. Assalamu alaikum. Ära ole siin. Hei, siin pole politseid. Assalamu alaikum. Mees, kes ütleb assalamu alaikum, on nagu ei, me oleme siin Prantsusmaal, vabandust, ma ei ütle seda. See pole midagi, mida ma siin ütlen. Vas-y, regarde. Là, si tu me dis, Assalamu alaikum, Jakad Milero, Ishtidan Wallah. Siin. Tampoon. Põhja-Prantsusmaa, assalamu alaikum. Lihtsalt assalamu alaikum. Ei, aga miks jah, pühapäeval molekulis, ei, ma ei taha vähemalt, see on halb nime poolest. Aga tõesti, kui sa ütled mulle assalamu alaikum. Tead, mis on selle video juures hämmastav? Kui sa teda vaatad, siis ta kogu aeg vaatab raha poole, sest see raha on tõesti ahvatlev. On põhjus, miks sellel videol on ainult X-is 7,4 miljonit vaatamist. See on tema jaoks ahvatlus. See on palju raha. Tal on raske öelda ei, aga ta mõtleb, tead mis? Mul on sellest tõesti kõrini. Mul on oma väärtused, ma ei ütle seda. Kas see video on lavastatud, et mingit mõtet rõhutada? Tegelikult pole see oluline. Sõnum on siin selge. Peale selle, et islamistid käivad ringi ja püüavad normaliseerida seda, mida nad ütlevad ja kuidas nad seda ütlevad, ning pakuvad inimestele raha, et nad lihtsalt sellega nõustuksid, mis on otsene katse, mis see sõna nüüd oligi? Mitte kellelgi varastada, mis iganes, manipuleerida neile raha makstes. Selle kohta on oma sõna. Igatahes. Näed, kui sa ütled mulle assalamu alaikum, siis on kõik korras. Me oleme siin Prantsusmaal. Kuidas nii? Me oleme Prantsusmaal. Tuleb olla uhke, et oled Prantsusmaal. Siin ei ole salamit. Mida? Siin ei ole salamit. Aga miks? Sest me oleme Prantsusmaal, seega mul pole õigust öelda assalamu alaikum. Jah. Miks? Me oleme Prantsusmaal, salaam on midagi enamat. Mida sa tahad öelda? Kõik inimesed, kes ütlevad sulle assalamu alaikum, peaksid siis oma riiki tagasi minema või? Jah, just nii. Sa pead tegelikult oma riiki tagasi minema, siin pole salamit. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ei. See poiss näeb välja nagu kena poiss, hästi kasvatatud poiss. Ja see, et ta on valmis seda ütlema, oleks teda kunagi ammu pidanud äärmiselt rassistlikuks. Ja kuidas ta julgeb? Ja sa ei tea kunagi, millised tagajärjed sellel videol võivad olla. Kui ta vallandati, ma veel ei tea, aga ma uurin seda, kui jumal tahab. Aga see, mida sa siin näed, on muutus. Nad lihtsalt ütlevad, et me oleme, tead küll, tõesti sellest väsinud ja tüdinenud. Vaatame selle. Väga kannatlik, väga läbimõeldud, pikaajaline mäng Prantsusmaal. Mitte separatismi kaudu, vaid millegi palju keerukama kaudu. Koolide, kohalike omavalitsuste heategevusorganisatsioonide ja mošeede infiltreerimine. Prantsuse institutsioonide ümberkujundamine seestpoolt, üks linnaosa korraga. See on süsteem, mida moslemi vennaskond on kasutanud, et Prantsusmaad üle võtta. Aastaid vaatas Prantsuse valitsus lihtsalt kõrvale. Siiani. Prantsusmaa tegi just midagi, mis saadab šokilaineid läbi iga islamistliku võrgustiku Euroopas. Ja me saame teada, kuidas president Trump teeb siin samas kodumaal midagi väga sarnast. Lääs ärkab üles ja hakkab tugevalt vastu. Hei sõbrad, mina olen Dr. Steve, teie kannatlik professor, siin selleks, et aidata teil aru saada. Aga see, mis juhtus sõna otseses mõttes vaid paar nädalat tagasi, on täiesti teisel tasemel. Sest seekord Prantsusmaa ei sulgenud lihtsalt mošeed ega keelanud rõivast. Prantsusmaa andis sellele strateegiale nime. Ja siis muutis Prantsusmaa selle strateegia kuriteoks. Eelmise aasta mais jõudis Prantsusmaa siseministri lauale 73 leheküljeline salastatud aruanne. Selle pealkiri on Moslemi vennaskond ja poliitiline islam Prantsusmaal. Ja see, mida see paljastas, oli äärmiselt rabav. Aruanne tuvastas Prantsusmaal 139 mošeed, mis on seotud moslemi vennaskonnaga. Veel 280 seotud ühingut olid laiali oolides, heategevusorganisatsioonides, spordiklubides ja kogukonnaorganisatsioonides. Oleme seda öelnud korra, oleme seda öelnud miljon korda, see on strateegia. See ei ole juhus, et need inimesed siin kanda kinnitavad. Ei, nad teevad seda strateegiliselt. Ja Prantsusmaa saab aru, et kui sa tahad nendega tegeleda,
siis sa ei saa nendega nii hakkama. Sa pead tegelikult aru saama, miks nad on üle võtnud, kuidas nad seda teevad. Ja seda saab teada, kui vaadata nende strateegiat, mille nad on muide üsna selgelt kirja pannud, seda on lihtne leida. Tervet 10 mošeest Prantsusmaal tegutses muslimi vennaskonna mõju all. Ja raportis tuvastati midagi, mida nimetati 3. ohuks, mis on ohtlikum kui avatud separatism, sest see on enamiku inimeste jaoks nähtamatu. Seda nimetati sisseimbumiseks. Vabariigi institutsioonide, koolide, kohalike omavalitsuste ja avalike asutuste tahtlik ja koordineeritud infiltreerimine, mitte nende õhkimiseks, vaid selleks, et neid vaikselt ja seaduslikult seespoolt ümber kujundada. Raportis kirjeldati nähtust, mida nimetati munitsipaalislamismiks, strateegiat, kus kandideeritakse kohalike volikogude, koolinõukogude ja naabruskonna ühingute valimistel. Institutsionaalse usalduse positsioonide võitmine ja nende positsioonide kasutamine rahastuse ümbersuunamiseks, õppekavade kujundamiseks ning järk-järgult islami õiguse normaliseerimiseks Prantsuse õiguse kõrval. nii see juhtubki, eks. Ja nii ei nimeta meedia selle tegelikult nii nagu peaks, sest neil on õnnestunud imbuda kõikidesse erinevatesse süsteemidesse, nii et on tundlikkus ja ühtsus samal ajal, kui nad lihtsalt plaanivad üle võtta. Mõnes Pariisi eeslinnas ja sellistes linnades nagu Lyon ja Strasbourg ei ole see teooria, see juba toimub. Ja siin ongi see, mis teeb selle strateegiliselt nii murettekitavaks. Vennaskond ei tee midagi ebaseaduslikku. Lased oma pensionisäästudel oma väärtust kaotada. Aastaid on eliit meile öelnud, et usaldage süsteemi, eks? Töötage kõvasti, säästke raha ja kõik saab korda. Aga mis juhtub siis, kui need samad inimesed, kes süsteemi juhivad, on need, kes inflatsiooniga su varaväärtust ära söövad? Nii hoiavadki nad sind sõltuvuses. Enam mitte. Nüüd saab Prantsuse institutsiooni, kooli, linnavolikogu või isegi mošee infiltreerimine olema kriminaalkuritegu. Rahvusassamblee president Macron tahab, et seaduseelnõu oleks tema laual allkirjastamiseks suve lõpuks. Aga kui kõik läheb plaanipäraselt, saab ametlikult ebaseaduslikuks tegeleda entristliku tegevusega, mis tähendab, et Prantsuse institutsioonide kasutamine Prantsusmaa enda vastu muutub ebaseaduslikuks. See on esimene kord lääne ajaloos, kui valitsus vaatab moslemi vennaskonnale silma, nimetab nende infiltreerimisstrateegia avalikult välja ja ütleb siis, mitte siin. Enam mitte. Olgu, see ongi plaan, seda nad üritavadki teha. Nad püüavad selle seaduseelnõu vastu võtta, et sisuliselt takistada entrismi. Kui korraldad tahtliku kampaania Prantsuse institutsiooni, kooli, kohaliku omavalitsuse või avaliku asutuse seespoolt õõnestamiseks, võid nüüd selle eest minna vangi vähemalt 5 aastaks. Ja 5. mail 2026 hääletas Prantsuse senat selle eelnõu üle ning see võeti vastu ülekaaluka häälteenamusega, 208 poolt ja 124 vastu. Nüüd on see Rahvusassamblee ees. President Macron tahab, et seaduseelnõu oleks tema laual allkirjastamiseks suve lõpuks. Nii et on vastu võetud seaduseelnõu, mis muudab selle infiltreerumise põhimõtteliselt ebaseaduslikuks. Kas see praeguses etapis toimib? Tõenäoliselt mitte, aga see on esimene samm. Dr. Steve Telly ütles, et see on esimene kord, kui seda Euroopas tehakse. Ei, kui vaadata Taanit, siis nemad tegelevad selle probleemiga samuti teadlikult ja on palju teisi riike, kes püüavad mõista moslemi vennaskonda ja sellega seotud probleeme. Aga see on hea uudis. Halb uudis on see, et üks rase naine on vanglas, tegelikult mitte vanglas, vaid oma haiglas, sest seda ei tehtud piisavalt vara, sest nad ei olnud valmis märke tegelikult lugema. Nad on juba 50 aastat püüdnud Prantsusmaale imbuda. Ja kui Prantsuse valitsus oleks lihtsalt lõpetanud selle teesklemise, et kõik on korras, me ei ole rassistid, selle asemel, et tegelikult probleemiga tegeleda nii nagu vaja, oleks see kõik võinud lõppeda. Kõik oleks võinud juba ammu ära lõppeda, aga kahjuks pole Prantsuse valitsus nii käitunud. Aga parem hilja kui mitte kunagi. Aitäh, et sellele probleemile tähelepanu pöörasite.